Tere kõigile headele sõpradele seal teisel pool ekraani Rakvere teatrist. Tervitame teid ja kuigi me istume siin sellises väga mustas ruumis, võime me kinnitada, et kevad on käes ja suvi tuleb ka täiesti kindlasti. Et hea meel on teid tervitada, praegu numbrit näen üle 16 inimest, tere 16. Tere 16 inimest, minu kõrval on Jaanus Rohumaa, mina olen Joonas Tartu ja oleme me siin selleks, et kõnelda projektist, millel nimeks Noor Eesti. Ütlen kohe ära, et minge kindlasti kohe ka Rakvere teatri kodulehele rakvereteater.ee, kust te saate nii mulle kui Jaanusele esitada küsimusi, mida me siis juba õige pea siin samas vastama asume, aga nii kaua kui teie küsimused laekuvad, katsume oma jõududega, oma peaga siin hakkama saada ja teeme sellist rollimängu, et kõigepealt küsin mina sinult ja siis küsid sina minult. Okay. Et ega ma tegelikult mitte midagi muud küsida ei tahagi sult, ma olen sult seda väga palju kordi küsinud, aga sa räägid nii kaunilt, et ma küsin sult, et 3. töö Rakveres ja nüüd Noor Eesti. Räägi, mis see Noor Eesti sinu jaoks on? Noor Eesti on minu nagu noorepõlve mälestus. Et ma õppisin kirjandusklassis ja ma olen üles kasvanud nii Eesti kui ka siis muu maailma kirjanduse keskel. Ühel hetkel ma avastasin enda jaoks ka väga aktiivselt Eesti luule ja see on mind kuidagi siiamaani saatnud. Nüüd sellest ajaperioodist teatritükki teha või kirjandusest, et seda ma olen nüüd küll päris hulk aega mõtelnud. Kunagi keskkoolis ma nägin väga toredat ettevõtmist, kus siis tookordne siis Tartus tegutsev seltskond Margus Kasterpalu vedamisel üliõpilastena tegid Siuru kava ja Noor Eesti kava. Et see oli siis minu teada ka esimene ja viimane kord, kui ütleme seda perioodi nagu teatrilaval on puudutatud. See oli siis luuleteater Valhalla. Ja ma rääkisin sellest mõttest mõned aastad tagasi siis Rakvere teatri peanäitjuhi Üllar Saaremäega ja mõtlesime, et siis millalgi seda teeme. Ja minu üllatuseks Üllar juba siis aasta hiljem, ehk siis eelmisel aastal ütles, et kuule, tema meelest on see aeg nüüd käes ja peaks siis selle ära tegema. Ja siis nii ongi, et Rakvere teatri puhul on see, miks ma siin hea meelega teinud olen, on see nagu vastus alati olnud, et kõik on võimalik, et teeme ainult. Ta on ärksa vaimuga koht ja see on see valmisolek väga suur. Ja seetõttu siis ma kutsusingi kokku ühe päris noore seltskonna dramaturge, siis, kes kuuluvad sellise organisatsiooni nagu Drakadeemia, kes siis tegelebki uute näidendite kirjutamisega ja kes õpivadki dramaturgideks. Ja siis pakkusin ühe sellise kondikava ja stsenaariumi välja, et selle põhjal siis hakata nii-öelda näidendit kirjutama. Ja nüüd see näidend on siis jõudmas nagu lõpusirgele enda valmimisel ja mai algusest alustame proovidega. Ja siinkohal ongi võib-olla päris hea ära selgitada ka see, mida meilt juba küsitud on, et miks see info sellest tänasest istumisest jõudis enamusteni tühja tekstiraamatu kujul, milles oli ainult üks link, seesama link, mida te praegu kasutate, et meid kuulata, vaadata. Et tegelikult on see väga sümboolne. Esiteks, kui vastata, et miks see nii oli see, et sellel hetkel, kui see raamat teieni jõudis, polnud ka Rakvere teatril teksti. Et see tekst on ülivärske ja just praegu jõudnud trupini. Teine selline sümboolne, et miks selline tühi, et see Noor Eesti lugu, mis nagu Jaanuse jutust, ma usun, kõik mõistsid, ei ole ainult see kunagine Noor Eesti lugu, vaid kui vaadata juba neid inimesi, kes täna Rakvere teatri ümber on koondunud, on nii-öelda uue Noore Eesti lugu, hakkab ju alles siit kerima, tühjadelt lehed saavad alles nüüd oma loo ja kolmandaks see, et see lugu, nagu Jaanus ütles, on ju
on ju loomingust ja inimestest, kes loomingut, noh, kui ma õigesti mäletan, oli Siuru üks väga vahvaid või üks selliseid võimsaid loosungeid rõõm loomisest, et neid tühju valgeid lehti võite te kõik kasutada oma loomingu jäädvustamiseks. Ja sellepärast, et see dramaturgiliselt ka, et see Noor Eesti on ilma siis sidekriipsuta, et tõesti näidend algab sellega, kuidas üks seltskond siis tollel hetkel aasta on 1917, erksaid kirjanikke tulevad kokku, et siis taastada Noor Eesti. Ja Eestisse on tagasi saabunud ka Friedebert Douglas, tookord siis pisut peale 30 mees, kes on juba endale nime teinud kirjanikuna, kunagine nooreestlane ja siis tema abiga siis loodetakse taastada kunagine siis selle nii-öelda hiilgus. Aga tegevus võtab hoopis teise suuna ja selle käigus siis jõutakse hoopis uue lahenduseni ja selle tulemusena siis tekibki juba praegu kirjandusajalooks muutunud rühmitus Siuru. Aga seda, mis radapidi me läinud oleme, väljendab ka see nende inimeste seltskond, kes seda projekti teevad, et lisaks siis 3 noorele dramaturgile ja nende juhendajale Siret Pajule on meil seltskonnas ka üks disainer, Uku Kristjan Kütis, 2 arhitekti, Kadarik ja Tüür ja siis ka moekunstnik Brit Samoson ja siis muusika poole pealt siis kannab seda koormat siis Kostja Tšebulevski Aidesest ja Iirisest. Ja väga paljud inimesed sellest töörühmast ei ole ka kunagi nagu teatriga meil kokku puutunud, aga õnneks on siin kõrval meil näitetrupp ja ka Rakvere teatri kaitsvad seenad. Näitetrupis on siis värskelt eelmisel aastal siis teatrikooli lõpetanud ja siis neid siis kõrvalt toetamas siis Hannes Kaljujärv ja Ülle Lihtfeld. Et see seltskond on jah väga noor ja me mängime seda tükki vabas õhus. Tegevuspaik on siis üks Eesti maakodu aastal 1917. No Rakvere teatri jaoks muudab selle projekti kindlasti veel eriti huvitavaks lisaks sellele vormile, kuidas see lugu nii-öelda sünnib läbi Trakadeemia, läbi Jaanuse koostöö, kindlasti ka just need mainitud noored jõud, kes, nagu sa ütlesid, ei ole varem teatriga kokku puutunud ja juba ainuüksi see mõte või kui see fraas pudenes, et siia majja tulevad arhitektid, kes hakkavad suveteatrit tegema, no see kõlas nii vingelt, et sellele peab 2 käega alla kirjutama ja tõepoolest täna käidi parki vaatamas, arhitektid on loomulikult parki ka enne juba vaadanud ja ma usun, et me julgeme öelda, et rahvaaed, Rakvere rahvaaed, kus teatrit on ju ennegi tehtud, saab publiku jaoks sellise võtme, et ma kujutan ette, et inimesed saavad sealt sellest samast keskkonnast, mis on paljudele siin Rakveres olijatele ju väga harjumuspärane, täiesti uue elamus. Jah, et kui me räägime nagu loomingust või loomisest, siis kui me mõtleme nagu viimase 2-3 aasta retoorika peale kultuuri üldsuses ja kultuuriga seonduvalt, siis ma võin öelda, et vist 90% juhtudest alustatakse kultuurist rääkimist sõnadega, et raha ei ole ja sinna otsa tuleb lause, et raha ei tule. Ja mul on tunne, et me oleme ka ise ennast nagu tegijatena mõnikord nagu lõksu mänginud just nimelt vaimses mõttes, et see keskendudes sellele, mida ei ole, me unustame võib-olla selle ära, mida me tegelikult suudaksime nagu luua, ehk siis selle, mis võiks olla. Ja seda sama tegi tegelikult ka siis see sama Siuru seltskond aastal 1917, kui kogu Euroopa nagises liigestest ja õhus oli väga tugevat sellist muutuste hõngu, väga suur segadus oli ja oli nii poliitilist tõmblemist, majandus oli pea peale pööratud tänu seni võib-olla inimkonna kõige suuremale sõjale tagasi vaadates. Ja mida siis see seltskond tegi, et nad korraga selles kaoses selle asemel, et nagu relv haarata, nad kirjutasid ja avaldasid võib-olla Eesti luule ajaloos järjest mõned kõige olulisemad kogud. Ja tegid midagi taolist, mis on siiamaani edasi helendanud ja kestnud ja minu jaoks on see
selliste nähtuste nagu Siuru olemasolu ja nende luuletajate, siis on ta siis Under või Visnapuu või on need prosaistid Douglas või Kailit või miks mitte ka Semper, et nad tegid tollel hetkel oma valiku ja muu meelest õige valiku ja sellest loomisrõõmust ja positiivsest energiast, mis sellega kaasneb ja sellest, kuidas see on miski, mis meid tegelikult võib ülendada, üles tõsta ja väldib seda, et me laseksime ennast maha suruda sellel eluproosal. Just, ja tegelikult on see ka üks peamiseid sõnumeid või mõtteid, millega Rakvere teater väga hästi täna haakub, et seda ei ole virisenud üldse, ma olen vaadanud, et kuidagi, et kõigil teistel on nagu halb olla otsas ja siis teie ikka olete kuidagi, ma ei tea, kas te kannatate lihtsalt, suudate rohkem välja kannatada kui teised. Just, tegelikult ma just tahtsingi öelda, et seda virinat ja seda sellist, ütleme sellist revolutsiooni kärsa haisu on ümberringi ju nii palju praegu ja sellist, ja ka teatrisse on see sotsiaalne nii-öelda närv tugevamalt ja tugevamalt aina pugenud, aga ka meie siin oleme ikka ja täna võib-olla tugevamini kui varem tundnud, et need vahendid, mida valitakse või need asjad või need tegevused, mida tehakse, ei ole võib-olla kõige õigemad, et ma räägin siin ühe huvitava loo, mis mind viimase otsa peal oma tööd tehes ja üldse oma elu elades on hästi palju juhtinud, on see, et see oli vast 6-7 aastat tagasi enne seda aega, kui mina siia majja jõudsin, korraldas Rakvere teater mitmepäevased tõsised mõttetalgud, et erinevate tunnustatud ja vähem tunnustatud meetodite abil jõuda siis oma tegevuse ja eksistentsi mõtteni. 2 päeva tõsist tööd viis ühe lauseni, mille ma nüüd välja öeldes ilmselt, see kõlab väga naivistlikult, aga siiski, et jõuti siis kahepäevase töö tulemusel jõuti selleni, et eesmärk on muuta maailm paremaks. Väga hea. Doris Karev on öelnud kunagi, et me elu on me ainus mõte, see pulss, mis verd me vaikimisse taob. Et see, nii ongi, et luulel on see võimalus ja omadus enda parimatel hetkedel sõnastada nagu see ümbritsev elu tegelikult mõnda ritta kokku ja korraga lööb meil see pildi selgeks, et selles lavastuses saab olema ka luulet, aga sellisel viisil, et nagu me näeme tema sünnihetkel, et kuidas see luule tegelikult siis tekib. Ja seda, et looming on ikkagi väga suures osas ka nagu mäng, aga mäng eeldab nagu julgust ja ka millegi armastamist. Et seda ei saa teha vihaga. Aga see jah, et siis need tegelaskujud, kes sinna areenile ilmuvad, siis juba nimetatud siis Under, Atson, Douglas, Semper, Visnapuu, Kailit ja ka selline mees nagu Ants Laikmaa, kes on tegelikult meie kultuuris väga kaalukat rolli mänginud ja kellel oli ka siis Maria Underiga nagu lähem kontakt. Nii et see galerii on väga põnev. Meil on olnud väga palju ajaloolist materjali kasutada, see materjal, mille me oleme ka nagu autoritega siis läbi käinud, on olnud hiiglaslik ja ma loodan, et see on ka huvitav vaatajale, sest et meie aja taga nagu ainult seda ajaloolist absoluutset tõepära, seal on väga suur osa ka fantaasial, et see, mis siis me ei tea keegi, me ei saa seda kunagi enam kontrollida, et kas siis sellel õhtul just täpselt sel hetkel need asjad niimoodi nagu toimusid. Mis ei ole ka ilmselt tegelikult nagu taotlus ja kõige olulisem. Ei, tähtis, et see Siuru lind lendama läheks, et ta ei takraduks kuskile trepi käsipuu külge seotuna sellisesse kitsastesse oludesse. Aga nüüd ma tuletan veel kord meelde, et rakvereteater.ee vahendusel on teil kõigil võimalik küsimusi esitada ja kohe, kui need küsimused laekuvad, siis tulevad nad ka siia meile vastamiseks, aga ma siin natukene veel laiendaksin seda teemat ja neid tegevusi, mida Rakvere teater plaanib, et nagu ma ütlesin, oleme me oma otsingutel, eneseotsingutel ja oma mõtteotsingutel jõudnud selleni, et tuleb tegeleda sellega, mida sa armastad ja need vahendid, mis täna ja mis ühel teatril on ju ikkagi
on ju ikkagi looming ja kunst ja Rakvere teater juba mõnda aega ei ole ju pelgalt teatrimaja klassikalises mõistes, vaid tegevusi siia majja jätkub kinost kunstigaleriini ja üks seda lavastust, selle lavastuse ideestikku, ma usun, väga hästi toetav mõte praegu arenemas on just toetada ja juhtida tähelepanu meie ümber igapäevaselt eksisteerivale, pulbitsevale, kujutavale kunstile, ehk siis viskan praegu üles lihtsalt sellise väikese saladuse loori all oleva lisaprojekti, et maikuus peaks terve Rakvere muutuma kunstigaleriiks, kus siis võimalik tõesti väga erinevate noorte eestlaste kunsti vaadata, nautida, avastada. Loodame, et selle käigus paljud avastavad ka endas selle looja, mis on ju tegelikult ka üks see mõte ja taotlus selle lavastuses ja just see, mis nagu meie jaoks selle täna oluliseks teeb. Ja et tegelikult ma arvan, et ma võiksin nüüd ära küsida selle küsimuse, mis ikka ja ikka niimoodi päevavalgele kerkib ja mida kindlasti lähimal ajal sinu käest palju küsitakse, et teeme siis selle nagu ära ja ma küsin, et Jaanus, sa ei ole kaua aega lavastanud. Et sa oled praegu, sa oled tegev presidendi juures, eks ole? Ja. Sa oled suur kultuuri koordineerija, manageerija sihtasutuse Tallinn 2011 juures. Et sa tegelikult praegu hästi palju tegeled nagu selle nii-öelda teooria poolega ja nüüd sa siis tood selle... Ma tegelen ikka nagu ühel töökohal tegelen ma nagu puhtalt rahaga. ja siis, ja tõesti, et see on 2011 programm on tegelikult koos ja käib täie rauaga ja sealsed asjad on tegelikult nagu väga hea joone peal ja kultuuripealinn kogub ainult hoogu ja hoogu. Et lihtsalt Üllar Saaremäega maas istudes me vaatasime, et see moment, ma võtsin selleks ajaks endale väikse puhkuse sealt kultuuripealinnast, et see moment, see kevad, see suvi on see aeg, kus tuleb see materjal praegu ära teha. Sest et võib-olla selles nii-öelda konditsioonis ja sellisel kujul me ei saa sellist punti enam kokku ja meil on tunne, et see on aktuaalne hetkel. Et siin ei ole tegemist ka mingisuguse manifestiga ega mingisuguse nii-öelda comebackiga või taolise asjaga, et ta on nagu vabatahtlik ja rõõmsal meelel tehtud looming meie kõigi poolt ja ausalt öeldes, mida vanemaks ma saan, seda vähem ma näen tegelikult vahet selles, kas see, mida sa teed igapäevaselt või see, mida sa teed proovisaalis, et see on põhimõtteliselt kokkuvõttes lõpuks üks ja see sama, et sa ikkagi teed ikka ühte seda sama asja. Et teatris on see aeg ka väga relatiivne nähtus, et sa võid olla 17 aastat teatris, see võib tunduda nagu üks päev ja ma olen saanud nüüd võimaluse nagu esimest korda enda sellise töömehe elu ea jooksul, ehk siis 20 aasta jooksul korraks ka teatrit kõrvalt vaadata. Ja ma olen selle üle väga rõõmusanud. Meil on üks küsimus siin vahepeal laekunud, et sa võiksid avada, kes keda mängib. Jah, aitäh küsimuse eest, et meil oli täna tegelikult esimene lugemisproov ja seal oli siis, me lugesime näidendi nii-öelda esimest valmis drafti, nüüd me kirjutame veel 2 nädalat seda asja puhtaks ja siis, kui näidend on valmis, me anname kõva selge häälega teada ka kõikide näitlejate nimed, kes keda mängib. Et praegu te võite mõistatada, ma arvan, te panete ka täppi paljus. Aga mõni asi võib tulla ka teile üllatusena. Nii et paar nädalat kannatust ja siis on kõik ka kenasti teada. Praegusel hetkel tundub, et meil rohkem küsimusi ei ole. Jutt on olnud väga ammendav. Ma just tahtsin öelda, et ju me oleme olnud tasemel nagu alati. Väga põhjalikult kõik ära rääkinud. Siinkohal on veel oluline kindlasti öelda, et lavastuse esietendus on 10. juuni, mis on Rakvere jaoks väga tähenduslik aeg ja väga tähendusrikas periood. Nimelt on käimas Rakvere järjekordsed linnapäevad. Järgmisel päeval on Punk laulupidu volüüm 2, eks ju? Just, ja samal hetkel, kui noored eestlased
ma ei tea, kas võib öelda nii, vallutavad rahvaaeda, Jah. vallutavad ülejäänud Rakvere tööjooksjad, nii et igatepidi suurte sündmuste aeg, lavastust Noor Eesti on Rakvere teatris võimalik vaadata siis jah, alates 10. juunist ja seda kuni 10. juulini, etendusi kokku circa 15 ja olete kõik oodatud. Jah, ja üks asi veel, et mitte kunagi ei asenda nii-öelda miski kahe inimese kohtumist ja ka seda, et tegelikult, et kui seal keegi teisel pool praegu on seda toru, et mina igatseks väga praegu tegelikult teiega hoopis juttu rääkida niimoodi, et ma kuuleks ka teie häält ja see ongi see teatri võlu ja teatri alles jäänud võlu, see on elavate inimeste kohtumine laval ja see on miski, mis on mu meelest väga suur väärtus tänapäeval. Aitäh! Ja kui kellelgi veel küsimusi, siis see aknakene jääb avatuks ja Jaanus on nüüd Rakveres rohkem käimas, nii et küsimused ta saab kätte ja vastused need kindlasti saavad. Et aitäh kõigile ja Aitäh! kohtumiseni! Tšau!